ma tean, see on minu esimene vlog, võib-olla sa oled nagu mida sa siin teed, aga jah, nüüd on nii, ma üritan nüüd vlogeriks hakata, nii et head esimest vaatamist. See aeg on kätte jõudnud, kui Lomeli hakkas vlogima. Ma ei tea, mul oli kuidagi mingi tunne, et 2025 on minu hetk. Nii et ma scrollisin TikTokis üks õhtu ja mul tuli ette. See olen mina suvalisel teisipäeval uploadimas YouTube'i oma esimest vlogi ja it was a sign. Nii et siin ma olen, alustasin vlogimist. Ma hakkan kohe tegema oma globaalse ajalooeksamit. I'm not ready. Ja see eksam on mingi 2-osaline. Ma ei kujuta ette üldse, kuidas ma selle nagu ära teen, sest ma ei oska nagu globaalset ajalugu. Nii et soovige mulle edu, sest homme on ka eksam, aga sellepärast me muretseme juba pärast seda eksamit. Here we go! Ei taha teha seda eksamit, aga midagi muud ei jää üle, nii et oli täna just globaalse ajaloo eksam. Ja ma ei tea, ma ei osanud seda üldse, aga ma nagu tegin selle ära, sest et oli vaja lihtsalt midagi ära teha. Nii, ma lähen nüüd eksamile. Ma ei tea, ma ärkasin täna hommikul niimoodi üles, mu silmad olid nii paistes. Aga ühesõnaga, eksamile minek. Nervous, aga mitte eriti. Ja me teeme ära selle. Täna on palju soojem ilm nagu. Ülimõnus. Lumi on maas. Aga muidu ma arvan, see on tõene küll. Ma arvan, ka ma oleks Kumb oli enne, kana või muna? Kumb oli enne? Ma ei vasta sellele. Sibul või porgand? Kana või muna? Nii, ja põhjendusega palun. Ei, muna. Võtaks muna, sellepärast et vaata tegelikult olid need draakonimunad ja dinosaurud. Oota, aga kus see draakonimuna tuli? Kuulge, kirgi põrgu. Ma arvan, et ikka, et kana oli enne. Aga kus see kana tuli siis? Ma arvan, et kuskil olid mingid loomad, kes paaritusid ja siis nagu nemad hakkasid nagu... Elis, sa oled nii tark. Okei, sa oled kutsutud esinema järgmisel õllesummerile. Oh my god, kas ma olen nagu parem kui... Viis ütle Elise kohta või selle Miia kohta 3 head ja 3 halba omadust. Oota, ma pean häid mõtlema korra. 3 põhiomadust, mis sa mehe juures otsid. Humoorikas. Humoorikas. Lojaalne. Lojaalne. Ilus. No ilus kindlalt. Väga hooliv. Ma just kirjutasin ülipika kirja, mida ma otsin. Tark. Ta võiks tark olla küll, jah. Intelligentsus on intelligentne, nagu... jah. Või siuke ta jää nagu päris iba suust välja, vaata. Intelligentne. Nagu vahepeal on okei, aga nagu kui sa ikka... ja sotsiaalne. Sotsiaalne. Jah. Peace out. Love you guys. See you later. Heavenlit ostsime. Icy pineapple. Pole seda kunagi proovinud. See leiba. Mulle meeldib see nagu rabarberi oma lohkem. 8. See pole nagu kõige hullem. Ma ei oleks arvanud, et see nagu nii hea on. Ma nagu ostaks seda uuesti seda. Hanna, kuidas sinu hommik läks? Väga okei. Väga okeilt. Me oleme sellised kultuuritädid täna. Ülemistesse ja meie lähme Blenderisse. Me ei judge. Mu YouTube'i kanalis oli listen and we don't judge. We listen and we don't judge. Nii et ma nagu täpselt pool võileiba ei mäletagi, mis maitsega see oli, aga lõpp oli hea. Kuna nagu õli halb ei olnud, siis järelikult oli hea, vaata. Jaa. Aitäh. Jah, aga see tegelikult täiega ilus juppe. Elis ja Hanna läksid nüüd ära, ma tulin koju ja nagu naljakas on see, et ma võib-olla nägin nagu Elist Hannat viimast korda üldse. Nagu just sellepärast, et nagu Hanna läheb praegu Mallorcale õppima 5 aastaks. Elis läheb Hollandisse. Täna oli nagu ilmselt viimane kord nagu 5 aasta jooksul, kui me hängisime nagu 3 koos. Ma nagu teen näo, et nagu see on ülinorm, aga tegelikult nagu I'm the saddest. Tere! See on kõige ilusam poiss maailmas. Kas me läheme õue pissuma ka või? Õue! Pissuma! Nii.
nagu ma arvan, et kõige kurvem selle juures, miks nagu Hanna ja Elis ära lähevad, on see, et nad ongi nagu 2 inimest, kellega ma võiks nagu kogu aeg hängida, vaata. Ja mul ei ole nagu teisi selliseid nagu sõpru, kellega ma tahaks nagu räigelt aega veeta. Või nagu see sõprusringkond on nagu alati olnud pigem üliväike. On mingid inimesed nagu ära kadunud mu elust. Need on alati need, kes on nagu kuidagi jäänud, alati tagasi tuld. Nii et see on nagu üliraske. Ma õpin 3. aastat nagu Tallinna Ülikoolis BFM-is ajakirjandust, ehk siis ma peaksin tehniliselt see aasta ülikooli ära lõpetama. Võib-olla see ongi parem, et nad lähevad praegu ära, sest siis ma nagu ei saa nendega lihtsalt hängida, vaid ma pean nagu päriselt bakatööd kirjutama. Aga ma loodan, et kui ma kunagi seda videot tagasi vaatan, siis ma olen nagu mingi, oh my god, I did it. Kui kedagi huvitab, mis on mu tavaline tegevuspäeval, siis kõik nagu teevad kogu aeg midagi. Lemmiktegevus reaalselt päeval. Tulla oma diivani peale, lihtsalt pikutada ja vaadata YouTube'i. Midagi ei saaks olla paremat sellest. Tänane päevaplaan on minna veel trenni, tegeleda veits nagu bakatööga, aga ma ei tea, kas ma täna jaksan, siis mul pea nagu nii hullult valutab, ma ei tea, viimast 2 päeva juba. Ma ei tea, eks ma vaatan, mis ma teen. Ja, nii ongi. Mis on su selle uue aasta eesmärk? On uus töö leida ja välja valida. Väga armsad eesmärgid. Meie lähme nüüd praegult kohe trenniks Andriga, aga enne ma panen Jakast ostetud vaki teele. Minu poest osteti asi ja siis ma panen selle teele, on ju. Ja siis me läheme trenni juba, nii et... Teel. Viinib. Ma arvan, et mu trenn tuleb siuke 6 või 70, sest ma nagu pea täna räigelt valutas. Ma arvasin täpselt see 3. Kell on palju. Mul on palju söönud. Ma otsustasin täna teha jalgu, nagu teen oma esimest harjutust ja ma olen nii väsinud. Miks? 1-10. 10. Täna on neljapäev ja meie lähmeks Andriga jälle trenni Viru keskuse alt mingi uue Noko. Aga tegelikult see meenutab seda limondesolli või mis see siis on, vaata? Lihtsalt laimiga. See on lihtsalt laimi maitseline limonad. Mina lähen Pilatesisse ja Xander teeb täna mida? Jalgu. Oh my god, see Pilates oli täna nagu nii raske. Nüüd on mingi kava muutnud või midagi. Ega konkreetselt surin. Sa tegid veits viga puusale või? Puusale, jah. Igatahes trenn oli päris heavy. Ma arvasin, et ta läheb ajaga nagu lihtsamaks, aga absoluutselt ei läinud. Nüüd peab koju minema, sööma ja siis peaks natuke midagi kasulikuga tegema. Mingi bakatööd kirjutama veitsist. See üks kord elus koostad 2 pudingut ja saad ostukontrolli. Sai isegi kingituse. Homseks lubas ju mingit lumetormi. Uudistis kirjutas, et mingi 50 sentimeetrit lund saab maha. Me saame vaata 2 kiikuda. Tegelikult on sest lõpus jõi või? Jaa.
täna on siis esmaspäev ja mina tulin just bakatööd kirjutamast. Olen nii väsinud ja tänane päevaplaan ongi veel see, et ma käisin just koeraga õues ja ma söön. Siis kell 5 ehk siis tunni aja pärast juba hakkab mul juba töö. Aga mul on kodukontor, nii et selles mõttes on veits chillim, et ma ei pea minema nagu enam õue, sest et õues on täna kohutav ilm. Mul on üks järeleksam homme. Kukkusin kogu ülikooli jooksul oma esimese eksami läbi. Ja see on 3. aastal. Homme on vaja see eksam siis ära teha. Tähendab seda, et ma pean täna kindlasti õppima selleks. Ma teen siis praegu kodukontorit. Ma olen tööd teinud juba mingi 3 tundi vist. Ja ma just tegin oma homse järeleksami jaoks ka konspekti valmis. Ma ei mäleta, millal ma viimati tegin nagu kirjaliku konspekti. Aga ma mäletan, et kunagi see motiveeris mind nagu rohkem õppima. Ma hakkasin siin Elisa Hubis vaatama just ühte uut sarja. Armu kelm, varastatud lootus. Ja nagu, let me tell you, miks see nii hea sari on nagu. Ja nagu ma pole nii ammu näinud nagu mingit sükest seriaali või sarja, mis on nagu nii põnev. Ta põnevat sarja, kus on nagu plot vist esimese episoodi lõpus. Siis nagu sarja soovitus Armu kelm, ülibänger nagu, nii hea. Ma ei tea, ma arvan, et ma olen nagu paremas seisus kui eelmine kord, kui ma selle obviously läbi kukkusin. Sest siis ma nagu olen aus, ma eriti ei õppinud, sest ma nagu lootsingi, et ma lähen hullult sinna mingi oma intelligentsi peale seda tööd ära tegema. Aga vot, ei läinud. Kõik on väga nunnu ja me teeme selle eksami homme ära, ma väga loodan seda lihtsalt. Trenn sai tehtud, käisin just jõusaalis, nüüd ma lähen koju ja siis ongi aeg minna juba eksamile, järeleksamile. Ja ma olen nii närvis, nagu päriselt õppisin ja peaks olema okei. Väga ilus peegel. Noh, rahaboss. How is it? Väga hea. Väga delicious. Me oleme nii puusid, me tulime nüüd Lindaxi shoppama, aga meil ei ole raha, et midagi osta. Ma jõudsin nüüd lõpuks koju ja ma arvan, et on nagu aeg see esimene vlog üldse kokku tõmmata, sest et ma ei tea isegi nagu, kui kaua ma seda teinud olen, aga ma tulin just oma eksamilt, ka tatoka tegemisest. Ma võin öelda nii palju, et see eksam läks hästi. Nii et nüüd ametlikult mul on kooliga selleks semestriks 1 pool. Nüüd ma saan puhata veel, siis hakkab uus semester ja see on ühtlasi ka minu ülikooli viimane semester, mis on nagu väga hirmutav. Tore vähemalt see, et see eksam sai tehtud. Ma loodan, et teile meeldis see esimene vlog. Ma loodan vähemalt, et mul endal oli seda huvitav vaadata, et mul endal on tulevikus seda huvitav vaadata, et nagu mida ma üldse korda saatsin, mida ma üldse toimetan. Ma arvan, et see ongi kõik ja ma loodan, et sulle meeldis see video. Aitäh! By the way, ma lihtsalt tahtsin siia video lõppu lisada, täna on juba 12. veebruar, ehk siis selle video viimasest filmimisest on ülipalju möödas. Aga ma tahtsin lihtsalt siia lõppu lisada, et nüüd ma olen enda julguse kokku võtnud, ma montisin selle video lõpuni ja ma panen selle üles. Nii et kui see sulle meeldib, siis palun lihtsalt anna mulle teada. Kui ei meeldi, palun anna mulle ka teada, et ma saaksin parandada ennast ja teha mingeid asju paremini, aga ma tahtsin teada, kas kedagi huvitaks ka see, kui ma teeks näiteks mingeid vaimse tervise teemalisi videosid, sest et ma ise olen väga palju seotud näiteks ärevuse ja väga paljude asjadega, mis on sellega seotud, nii et kui sind vähegi huvitab, siis ma saan ka teha teinekord pikemaid videosid sellest, kuidas näiteks mina oma ärevusega toime tulen, kuidas ma sellel teekonnal üldse olen käinud ja ma hea meelega jagaks seda kõike. Nii et kui sind vähegi huvitab, siis sa võid ka sellest teada anda ja aitäh, et sa jõudsid siia video lõppu. Ma olen nagu liiga overwhelmed praegult üldse sellest, et ma seda postitan. Nagu ma loodan, et ma ei vaata seda ise. Nii et bye! Subscribe, like and follow. Oh, let's go!